Tere, head ajaloohuvilised! Te vaatate 6. osa Ameerika Ühendriikide ajalugu tutvustavast saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Tänases osas räägin elust ja olust ning sündmustest peale iseseisvussõda. Alustuseks tuleb täpsustada, mis riikliku moodustisega oli üldse tegemist seal tänapäeva Ameerika Ühendriikide idaosas Mississippi jõest ida poole jäävatel aladel. Tegemist oli niisiis riikide liiduga ja läbi on jooksnud 2 nime: Põhja-Ameerika kolooniate konföderatsioon ning ühinenud kolooniad, inglise keeles United Colonies. Ja nime Ameerika Ühendriigid hakati kasutama ametlikult, ameeriklaste endi arvates vähemalt, 9. septembril aastal 1776 ning 9. septembrit Ameerika Ühendriikide nimepäevana siiani ka tähistatakse. 1776. aastal koostas John Dickinson konföderatsiooni ja igavese uniooni artiklid, mis jõustusid sõja ajal 1781. aastal. Ja nende artiklite näol oli siis tegemist konföderatsiooni liidulepingu põhikirja või sellise konstitutsiooniga. Ning kokkuvõttes tuleb ikkagi ütelda, et tol ajal ja ka nendes samades artiklites olid kõik need endised kolooniad määratletud suveräänsete riikidena. Ehk siis tegemist oli uute impeeriumist lahkulöömise tagajärjel tekkinud väikeste riigikestega, mitte mingisuguse ühtse liitriigiga. Ja konföderatsiooni ja föderatsiooni vahe ongi ju see, et konföderatsioon on omavahel lõdvalt seotud riikide liit, föderatsioon aga tugeva keskvõimuga liitriik. Ja sellist ühtset valitsust üle nende kolooniate, sellist keskvalitsust ikkagi tol ajal ei eksisteerinud. Tõepoolest oli olemas kontinentaalkongress, mis seda rolli oleks võinud justkui täita, kuid mingisugust reaalset võimekust selleks kontinentaalkongressil ei olnud. Samuti oli kontinentaalkongressil ka oma president, kuid kokkuvõttes meenutas see ikkagi pigem mingisugust rahvusvahelist organisatsiooni kui keskvalitsust. Samas majanduslik olukord oli äärmiselt raske, see oli sõja tõttu täielikult segi paisatud, inflatsioon oli kõrge, suur oli riigivõlg, ka sõjaväe juhtkonnas esines valitsusvastaseid meeleolusid ning leidis aset selline huvitav nähtus nagu võlgnike väljaastumised. Selle näol oli tegemist siis sellega, et inimesed, ja neid inimesi oli omajagu, kes olid rasketes tingimustes jäänud ilma oma varast, nad olid sattunud võlgadesse, nende vara oli konfiskeeritud, ründasid aeg-ajalt kohtumajasid ja oksjonipaikasid, kust nende vara siis müüdi, ning selline väljaastumiste laine saavutas oma haripunkti 1786. aastal, kuid seejärel liikumine ikkagi summutati ja vaibus. Samuti nendel uutel tekkinud riikidel oli ka omavahelisi territoriaalseid nõudmisi, mis omakorda suhteid pingestasid. Mingisugust sõda erinevate riikide vahel ikkagi ei puhkenud, küll aga leidsid aset omaalgatuslike relvastatud gruppide kokkupõrked piirialadel. Oli täiesti võimatu teostada mingisugust ühtset poliitikat, mis oleks haaranud kõiki neid 13 endist kolooniat. Ei olnud võimalik ajada ühist majandus-, kaitse- ega välispoliitikat. Välislepinguid sõlmisid üldjuhul kõik need uued riigikesed eraldi, teistega koos kõlastamata. Käibel oli mitmeid erinevaid rahasid
ehk siis erinevatel endistel kolooniatel oli mitmel oma raha, ei olnud sellist ühist rahandussüsteemi. 9 koloonial 13 oli oma sõjavägi ja mitmel oma sõjalaevastik ning tegelikult niimoodi eraldiseisvatena oli nendel uutel riigikestel tõesti oht ka langeda uuesti mõne Euroopa suurriigi sõltlaseks vasalliks. Teadupärast üleval Kanadas olid endiselt ju võimul britid, kellega olid tihedad majanduslikud suhted just nimelt Uus-Inglismaa kolooniatel. Läänes, Louisianas ja lõunas Floridas olid aga võimul hispaanlased ning sellistes tingimustes leitigi, et oleks aeg kokku kutsuda mingisugune nõupidamine, et päästa see olukord. Ja 1768. aastal tegigi James Madison ettepaneku kutsuda kokku konstitutsiooniline konvent eesmärgiga muuta konföderatsiooni põhikirja ja seeläbi muuta ka riik siis sidusamaks ja toimivamaks. Tõepoolest, konstitutsiooniline konvent tuligi kokku 1787. aastal maikuus Philadelphias. Seal oli 55 liiget, kes esindasid kõiki liitunud riike, välja arvatud Rhode Islandit. Rhode Islandi esindajaid minu arusaamise järgi siis selle konvendi töös ikkagi ei osalenud. Järgnenud arutelude käigus kerkisid esile mitmed andekad vaimuinimesed ja kõnemehed, nagu näiteks James Madison, Alexander Hamilton, Charles Pinckney ning paljud teised, kes kõik mängisid olulist rolli Ameerika Ühendriikide edasises ajaloos. Õige pea aga taibati ka seda, et konföderatsiooni põhikirja ei ole võimalik vajalikul määral muuta. Tuleb luua täiesti uus konstitutsioon, mis kinnitaks föderatsiooni territoriaalse struktuuri ja valitsusasutuste süsteemi. Ehk siis konföderatsiooni asemel otsustati luua föderatsioon ehk tugeva keskvõimuga liitriik. Seati 3 peamist eesmärki: peatada revolutsiooni edasine areng, luua kindel riik föderaalsel alusel, kaitsta ja tagada eraomandit. Uues konstitutsioonis on tunda valgustusajastu filosoofide, nagu näiteks Montesquieu, John Locke ja Rousseau mõjutusi, samuti teadlase Isaac Newtoni ideid, seda siis tasakaalu printsiibi näol. Põhiseadus kirjutati valmis umbes 30 inimese poolt umbes 100 päeva jooksul. Põhiseadus allkirjastati 17. septembril 1787. aastal, kuid jõustus see alles siis, kui osariigid olid selle ratifitseerinud. Viimasena ratifitseeris põhiseaduse Rhode Island 1790. aastal ning 1791. aastal Vermont. Vermont oli olnud New Yorgi osariigi osa, mis oli jäänud mõneks ajaks veel peale iseseisvussõda brittide võimu alla. Ja sealt siis vabanedes moodustuski sellest uus osariik, võiks siis ütelda, et 14. osariik. Konstitutsioon on säilinud praktiliselt muutumatuna tänaseni. Vastu on võetud 27 parandust, neist 10 võeti vastu aastal 1790. Tegemist oli niinimetatud õiguste koguga, inglise keeles Bill of Rights, ja see õiguste kogu puudutas isikuvabadusi ja õiguse tagamist, näiteks sõna, usu, ajakirjandus, kogunemisvabadust, relvakandmisõigust, eraomandi kaitset ja nii edasi. Ajaloo jooksul on kongressile esitatud üle 11 000 parandusettepaneku, kuid üldjuhul lükatakse need parandusettepanekud tagasi juba komisjonides. Seega
Kokku on ikkagi tehtud põhiseadusesse 27 parandust ning siinjuures tasub veel märkida seda, et USA põhiseadus on üks lühimatest põhiseadustest suurriikide hulgas. Algselt on see siis koosnenud üldse ainult 7 paragrahvist ja selles on umbes 4500 sõna. Tulenevalt eelpool mainitud Isaac Newtoni tasakaalu printsiibist otsustati riigivõim jagada 3 üksteist tasakaalustavaks osaks. Nendeks osadeks olid seadusandlik võim, täidesaatev võim ja kohtuvõim. Seadusandlikku võimu esindab parlament. Ameerika Ühendriikides nimetatakse seda kongressiks. See koosneb alamkojast ehk esindajate kojast ning ülemkojast ehk senatist. Esindajate koda valitakse rahva poolt iga 2 aasta tagant. Iga 30 000 elaniku kohta esindab mingit osariiki üks esindaja. Ehk siis mida suurem on osariigi rahvaarv, seda rohkem esindajaid seda osariiki ka esindajate kojas esindab. Senat ehk ülemkoda valitakse iga 6 aasta tagant ning 1/3 koosseisu vahetub rotatsiooni käigus iga 2 aasta tagant. Senatis on olenemata osariigi rahvaarvust, territooriumi suurusest või majanduslikust võimsusest 2 esindajat. Senaatoreid valisid senatisse kuni 1913. aastani osariikide seadusandlikud kogud. President on siis täidesaatva võimu juht. President valitakse 4 aastaks ja algselt oli presidendi meeskond suhteliselt väike, näiteks George Washingtonil, kes oli esimene president ja valitses aastatel 1789 kuni 1796, oli oma esimeses kabinetis ainult 4 ministrit. Hiljem ministrite arv muidugi aasta-aastalt järk-järgult üha suurenes. President Washingtoni ajast pärineb ka idee, et üks ja sama inimene ei peaks kandideerima rohkem kui 8 ametiajaks, ehk siis 8 aastaks, ning hiljem see mõte ka seadustati. Ning viimaseks, 3. võimu osaks oli siis kohtuvõim ning kohtuvõimu kõige kõrgemaks astmeks oli ülemkohus ning ülemkohtunikud määrati oma ametisse eluks ajaks. Neid võis siis ametist vabastada kas surm, pensionile minek või see, et nad lihtsalt kohtukorras oma ametist vabastati. Kuigi Ameerika Ühendriikide põhiseadus ja sellest tulenev riigikorraldus oli üks oma aja demokraatlikumaid, siis oli ka seal oma varjukülgi. Meeleheitlikult püüdi vältida sõnu ori või orjus. Kardeti, et kogu see orjuse teema võib rikkuda Ameerika Ühendriikide mainet. Ameerikast püüti ju luua kuvandit kui vabaduse, võrdsuse ja õigluse kantsist. Samas teame, et Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi olnud mingi võrdsete inimeste ühiskond. Ja orjuse teemast ma siin pikemalt ei räägi, sellest tuleb juttu nii või teisiti järgnevates saadetes, kindlasti seoses 1860. esimesel poolel toimunud kodusõjaga. Samuti, kui me räägime valimistest, esindusorganite valimistest, siis ega mitte kõik inimesed ei omanud ju valimisõigust. Valida said mehed, kes omasid kinnisvara ning nende pojad. Ehk siis valida ei saanud niikuinii orjad, indiaanlased, 3. suurema grupina võib nimetada eraldi naisi ning ka kinnisvara mitte omavad mehed ei omanud valimisõigust ja neid mehi oli samamoodi küllaltki palju. Ehk siis vaba mees küll, aga kui sul ikka vara ei ole, siis ei ole sul ka sinna valimistele asja. Ehk siis Ameerika tolleaegse demokraatia näol oli tegemist nagu põhimõtteliselt antiik-Kreeka Ateena stiilis demokraatiaga.
lahendamist vajas ka niinimetatud loode territooriumi ja üldse läänepoolsete uute alade haldamise küsimus. Teadupärast asus siis nende 13 koos Vermontiga 14 osariigi ja Mississippi jõe vahel suur maa-ala, mis oli brittide võimu ajal nimetatud indiaanlaste maa-alaks ja brittide nägemuses elasidki seal siis indiaanlased, valgete asunike valgumist nendele aladele britid ei soosinud ja olid isegi mingil määral üritanud seda takistada. Nüüd, kui need suured maa-alad olid peale iseseisvussõda saanud ameeriklaste võimu alla, vastupidi, ameeriklased soovisid neid alasid kohe asustama hakata. Nendele aladele pretendeerisid mitmed osariigid. Tol ajal oli üldse kombeks oma horisontaalsed piirid tõmmata suvaliselt läände, tihtilugu kuni Vaikse ookeanini välja, ehk siis osariigid jätsid endale võimaluse laieneda nii kaugele lääne suunas kui võimalik. Asi otsustati kokkuvõttes lahendada siiski teisiti. Otsustati, et need osariigid, mis juba on olemas, jäävad oma senistesse piiridesse. Uued alad jagatakse territooriumideks, mida hakkavad valitsema kubernerid. Ja kui mingisuguse piirkonna rahvaarv nendel uutel territooriumidel on kasvanud 60 000 inimeseni, mis võimaldab ülal pidada osariigi valitsust, siis moodustatakse sinna piirkonda uus osariik ja see osariik võetakse siis oma sõbralikku perre. Ja niimoodi järk-järgult jagatigi kõik uued territooriumid järjest osariikideks. 18. sajandil lisandus ainult 2 osariiki, Tennessee ja Kentucky. Kuid edaspidi järk-järgult see osariikide arv föderatsioonis järjest kasvas. Uuele riigile otsustati rajada ka uus pealinn. Ajutiseks pealinnaks oli olnud Philadelphia. Nüüd rajati täiesti asustamata maa-alale Marylandi ja Virginia piirile sobiliku paika uus linn nimega Washington ja Washington on olnud Ameerika Ühendriikide pealinn alates 1800. aastast. Algselt rajati siis administratiivhooned ning sinna ümber kujuneski linn. Aastaks 1850 elas Washingtonis juba umbes 50 000 inimest. 1790. aastatel kujunes välja ka Ameerika Ühendriikide parteisüsteem. Esile kerkis 2 rühmitust. Föderalistid, kelle juhtideks olid Alexander Hamilton ja John Adams, ning antiföderalistid, keda on nimetatud ka demokraatlikeks vabariiklasteks, neid juhtis Thomas Jefferson. Föderalistid pooldasid tugevat keskvõimu, nende toetajaskond asus põhiliselt Uus-Inglismaal. Antiföderalistid soovisid rohkem õigusi ja vabadusi osariikidele, nende toetajaskond oli põhiliselt siis lõunaosariikides ning piirialadel. 1790. aastatel saavutasid selles poliitilises võitluses, mis riigi sünnist saadik nende 2 grupeeringu vahel toimunud oli, võidu ikkagi föderalistid. Siinjuures tasub märkida, et esimene president George Washington oli parteitu ja oma esimesse kabinetti valis ta tasakaalustamise mõttes just nimelt 2 ministrit föderalistide ja 2 antiföderalistide hulgast. Kuid sellegipoolest domineerisid föderalistid ning peale George Washingtoni ametiaja lõppu sai ka järgmiseks presidendiks föderalist John Adams. Eelpool oli juttu 1780. aastatel aset leidnud niinimetatud võlgnike liikumisest ja võlgnike mässust. Ka 90. olid rahutud. Aastatel 1791 kuni 1794 leidis aset niinimetatud viskimäss. See kujutas endast inimeste võitlust kehtestatud maksu vastu. Täpsemalt öeldes oli siis
kangele alkoholile kehtestatud maks ja seda põhiliselt siis riigikassa täitmise ning kogu selle uue riikliku struktuuri ülesehitamise eesmärgil teatud ringkondadele. See uus maks aga ei sobinud, seetõttu leidsid aset mitmed relvastatud kokkupõrked ning lõpuks tõusis mäss lausa sellisele tasandile, et tarvis oli sekkuda sõjaväel. Mässu saadeti maha suruma pretsedenditu arv sõjaväelasi, väidetavalt oli neid lausa 13 000 ja sellise jõu areenile ilmudes loomulikult see olukord ka rahunes ning õnneks ilma suurema verevalamiseta. 1798. aastal olukord taas pingestus, seda seoses väidetava Saksa illuminaatide vandenõuga. Väidetavalt siis Saksa illuminaadid üritasid Ameerika Ühendriikides võimu üle võtta ning selle vastu võtsid föderalistid, kes parasjagu poliitilisel areenil võimupositsioonil olid, vastu mitmed drakoonilised seadused, niinimetatud muulaste ja mässu seadused. See tähendas seda, et põhimõtteliselt keelustati sõnavabadus ja valitsusvastane kriitika ning oli oodata, et õige pea sund lõpetatakse ka vabariiklaste ehk siis antiföderalistide tegevus, kes siis tol hetkel olid opositsioonis, ning sellest tulenevalt oli õhus lausa sellist kodusõja hõngu. Siiski olukord õnneks rahunes jällegi ilma mingisuguste kokkupõrgeteta. 1800. aastal võitsid valimised antiföderalistid eesotsas Thomas Jeffersoniga, kellest sai ka uus president peale John Adamsit. Tema vastased nägid temas Napoleoni-laadset revolutsionääri diktaatorit, kuid kokkuvõttes sai Thomas Jeffersonist hoopiski föderalistide nägemusega kokku langev tugeva keskvõimu juht. Oluliseks sündmuseks, mis Thomas Jeffersoni valitsemise ajal aset leidis, oli Louisiana ost. 1803. aastal ostis niisiis USA prantslastelt Louisiana. Ja kuidas see Louisiana siis üldse prantslaste kätte oli sattunud? Teadupärast aastal 1762 läks Louisiana salalepingu alusel Prantsusmaa haldusalast hispaanlastele ning seda kinnitati ka 7-aastase sõja lõpetanud rahulepingutes. Aastal 1800 nõudis aga Napoleon vahepeal nõrgenenud Hispaaniat Louisiana territooriumi uuesti prantslastele ning esialgu see ameeriklasi tõsiselt ehmatas. Ameeriklased ei olnud sugugi huvitatud, et tugevnenud Prantsusmaa loob nende külje alla mingisuguse tugeva koloniaalterritooriumi. Esiteks kartsid nad, et see prantslaste koloniaalriik Louisianas võib hakata ohustama Ameerika Ühendriike, samas aga võttis see igasuguse võimaluse laiendada oma valdusi veel üle Mississippi jõe lääne suunas ja seda, mulle tundub, et ameeriklased juba tol ajal plaanisid. Samuti takistas see ameeriklaste laevandust Mississippi jõel. Seetõttu otsustasid ameeriklased esialgu pöörduda prantslaste poole ja osta mingisuguse maa-ala endale Mississippi jõe suudmesse, et rajada sinna Ameerika Ühendriikide tugipunkt, mingisugune sadamalinn, mis võimaldaks siis Mississippi laevatamist. Üllatuslikult aga pakkusid prantslased välja hoopis võimaluse osta ära kogu Louisiana. Nimelt Napoleon oli muutnud oma plaane, ees ootas sõda Suurbritanniaga, seetõttu otsustas ta hoopiski täita riigikassat ning samuti oli kartus, et sõja puhul Suurbritanniaga see Louisiana territoorium langeb niikuinii brittide võimu kätte. Nimelt valitses ju Suurbritannia endiselt maailma meresid ja prantslaste taktika
ka varasemate Inglise-Prantsuse sõdade jooksul oli ju olnud see, et põhilised lahingud peetakse ikkagi Euroopas, seal püütakse saavutada ülekaal ning ülemere kolooniate kaitse oli jäänud ju nende kolooniate endi kanda. Seetõttu otsustasidki prantslased üldse müüa kogu Louisiana ameeriklastele ja võib-olla hiljem vaadata edasi, mis saab. Niisiis 1803. aastal müüsidki prantslased Louisiana 15 miljoni Ameerika dollari eest ameeriklastele ning ameeriklased seeläbi said endale 2,6 miljonit ruutkilomeetrit maad ja selle tehinguga sisuliselt Ameerika Ühendriikide territoorium kahekordistus. Lõpetuseks mõne sõnaga nähtusest, mis minu arvates iseloomustab väga hästi tolleaegset mentaliteeti ja segast olukorda. Nimelt president Thomas Jeffersoni asepresident Aaron Burr otsustas, kasutades oma rahvusvahelisi kontakte, sidemeid Ameerika Ühendriikide sõjaväes ning lõunaosariiklastest suurplantaatorite toetust, luua Ameerika Ühendriikide edelaosas ja Texases, mis tol ajal kuulus Mehhiko võimu alla, omaette riik. Ning selle tõttu ta ka vahistati, kuid kohtus mõisteti tõendite puudumise tõttu õigeks. Siiski hävitas see protsess tema poliitilise karjääri, ta oli sunnitud Ameerika Ühendriikidest lahkuma, mõnda aega elas ta eksiilis Euroopas, väidetavalt jätkates oma salasepitsusi. Siiski lõpuks mõne aasta möödudes saabus ta tagasi Ameerika Ühendriikidesse, olles vaene nagu kirikurott. Ta muutis oma nime ja jätkas tööd juristina. See on lihtsalt üks selline näide tolle aja segaduste ja võimaluste kohta. Siinjuures ongi paras aeg see saade lõpetada, otsad kokku tõmmata. Järgmises osas räägin 1812. aasta sõjast ning sellele järgnenud sündmustest. Seniks kõike head ja uute kohtumisteni!